President Trump on väidetavalt pöördunud Pakistani armee juhi poole enne oma visiiti Teherani. 3 allikat ütlesid Reutersile, et president Trump palub Pakistani juhil aidata Iraan tagasi läbirääkimiste laua taha tuua. Samuti olevat ta eelmisel nädalal helistanud feldmarssal SM Munirile, kuna Munir viibib nüüd Teheranis koos Pakistani siseministriga. Sõjavägi kirjeldab visiiti piirkondliku rahu ja stabiilsuse edendamise püüdlusena. Meiega liitub nüüd Zoomi vahendusel Austraaliast geopoliitiline strateeg ja välispoliitika konsultant Hassan Pirzada. Aitäh, et meiega liitusite. Suur tänu, et mind kutsusid, Emily. Muidugi. Miks pöördub president Trump just Pakistani armeejuhi poole, et aidata neid läbirääkimisi uuesti avada? Ma arvan, et Pakistani armeejuht on Trumpi tagakanal. Selle tõttu on endiselt põhjust ja võimalus rahuks olemas. Ma arvan nii. Kõige tähtsam punkt on, nagu te ütlete, et president Trump on pöördunud Asim Muniri, feldmarssal Asim Muniri poole. Ja ma arvan nii, ta palus Pakistanil kasutada oma mõjuvõimu, et tuua Iraan tagasi läbirääkimistele. Samal ajal, teate ju, avaldatakse Iraanile survet nende majandussanktsioonidega. Ma arvan, et see ütleb teile kõik selle kohta, kui suur on Washingtoni praegune usaldus Pakistani vastu. See ei tähenda sugugi, et Pakistan oleks vabatahtlikult võtnud endale diplomaatilise rolli, mida keegi ei palunud. Aga Trump pöördub just Muniri poole, sest ta usub, et Asim Munir suudab edastada Teheranile sõnumi, mida Washington ise praegu ei suuda. Ma arvan, et Pakistanil on midagi, mida väga vähestel riikidel on. Tal on praegu toimiv suhe Washingtoniga, hea suhe Teheraniga, nii poliitilisel kui ka sõjalisel tasandil. Ja samuti on neil sügavad sõjaväelised kontaktid kogu piirkonnas, eriti praeguse kaitselepinguga Saudi Araabiaga ja Türgiga. Nii et Sayed Asa Munir, feldmarssal, on minu arvates praegu selles struktuuris ainulaadses positsioonis, et sõnumit edastada. Mitte ainult diplomaatilist nooti, vaid Pakistani kõrgeima sõjaväelise juhina. Ma arvan küll, tal on autoriteet ja usaldusväärsus pidada tõsiseid arutelusid Iraani ametnikega kõrgeimal tasemel ning seejärel suhelda otse Trumpiga, et anda neile juurdepääs ka Ameerika poolele kõrgeimal tasemel. Ja ma mõtlen, et tema tead kohtudes ametnikega, kes on lähedal ülemjuhile. Mida sa arvad, millist konkreetset sõnumit see edastab? Ma mõtlen, et keegi meist ei olnud sellel kõnelusel, aga millist sõnumit sa arvad, kas see võib kuidagi mõjutada või kallutada ülemjuhtkonda? Minu arusaam on, et sõnum oleks väga selge. Diplomaatia uks on endiselt avatud, kuid see võimalus ei jää igavesti avatuks. Me oleme näinud, et president Trump on selgelt öelnud, et surve Iraanile suureneb ning ta kavatseb seda veelgi suurendada, sealhulgas ähvardades suuri majandussanktsioone. Samal ajal, et Asim Munir viibib Teheranis, näitab, et ta otsustab siiski Teheraniga suhelda, hoides selle diplomaatilise ukse avatuna. Ma pean seda oluliseks. Minu arvates viitab see sellele, et Washington näeb endiselt, et selle olukorra puhul on võimalik läbirääkimiste teel lahendus saavutada ja Asim Munir on selleks võtmeisik. Ma usun, et armee staabiülem feldmarssal Asim Munir on see eelis, et ta suudab selle sõnumi Teheranile edastada viisil, mis erineb põhimõtteliselt Washingtoni omast. Edastades selle otse või Omaani või Katari kaudu. Ja tal on see võime, ta on seda ka varem teinud. Ta on viimase 4 kuu jooksul paar korda Teheranis käinud ja suutis iraanlased läbirääkimiste laua taha tuua ning viis nad ka Šveitsi, kus allkirjastati Islamabadi vastastikuse mõistmise memorandum. Samuti peaks ta arutama Houthi rünnakuid Saudi Araabia vastu ning Pakistani uut kaitselepingut Saudi Araabia ja Türgiga. Kas sa arvad, et nad võiksid end positsioneerida vahendajana? Absoluutselt, sest just need suhted annavad Pakistanile vahendajana kaalu. Pakistani suhted Saudi Araabia ja Türgiga ei kahjusta tema usaldusväärsust Iraani silmis. Tegelikult on see vastupidi. Pakistanil on nüüd suhted mõlemal pool seda piirkondlikku lõhet, mida ükski Pärsia lahe ega lääneriik ei suuda järele teha. Pakistanil on tihedad strateegilised suhted. Nagu ma ütlesin, Saudi Araabia ja Türgiga, kuid ta on viimastel kuudel selle sõja ajal säilitanud ka diplomaatilised ja majandussuhted Iraaniga.
Oluline on minu arvates see, et Pakistan ei pea väitma, et tal on mingid huvid. Usaldusväärne vahendaja ei pea olema sõpradeta, teda peab usaldama. Ja Pakistanil on praegu kõigi selle konflikti osapoolte usaldus. Nii et Munir saab kindlasti ka hutide kohta veenva argumendi esitada. Sest ta saab Teheranile otse öelda, et Pakistani kaitsealane suhe Saudi Araabiaga on loodud kaitse-eesmärgil oma partneri kaitsmiseks. Aga need ei anna Pakistanile õigust saada osaks sõjast Iraani vastu, vaid Pakistan kaitseb Saudi Araabiat ja Türgit, kuna Pakistan on nendega kokkuleppe sõlminud. Nii ma arvan. Suurem pilt oleks näha Pakistani sillana, mis suudab olla ühenduslüliks kõigi nende riikide vahel selles konkureerivas piirkondlikus blokis. Mitte lihtsalt ühe bloki liikmena korraga. Pakistan suudab need kõik kokku tuua ja see saabki olema Muniri roll Teheranis. Hästi, suur tänu teile kõige selgitamise eest.